seeläbi läksime lõõgastuma. Oli vist Kaunas või? See pandi kinni, aga jäi väheks ja läksime edasi. Amor baar vist oli, kui ma mäletan. Sinna me jäime hommikuni vist, nagu ma aru saan. Ma mõtlen, et võib-olla jah, et saatus. Et saatuse raamat on olemas ja niisugune ta pidi olema ja miks ta sünnitas muidu 15-aastaselt lapse, mida ta meeleheitlikult tahtis. Ja mul ei olnud selle vastu midagi kaasas. Ta ei olnud halb tüdruk, et ta oleks selle lapse ilma peale jätnud. Ma mõtlen jah, et selle üks oli saatus. Aga teine asi oli muidugi see, et miks ta sattus ikkagi autosse või miks ta oli autos siis, kui juht oli purjus. Kui meie jõudsime siia, siis me ei märganud neid ja keegi autosse ütles, et mis mängivad peitust või? Ja kui me lähemale jõudsime, siis me alles nägime, mis oli juhtunud. Me saime kohe saime šoki. Kui me kohale jõudsime, siis oli selline natukene nagu jube pilt. Radiaator sisises, see oli ainukene heli, mis koha peal oli. Ei mingid oigeid, ei mingeid muid kannatanud häälitsusi, midagi kuulda ei olnud. Mäletan Avet ja Rihot täiesti kõrvuti. Ja ajud olid väljas. Merilin lamas kohe auto kõrval. Ta oli nagu nuku. Teised olid nagu eemal. Ma ei läinudki neid vaatama. Sõitsin kõigepealt sõbraga sinna koha peale. Ja siis avanes üks õudne vaatepilt. Igal pool vedelisid laibad. Autost ei saanudki aru, kelle auto, aga tundsin ära oma auto. Omad lähedased tuttavad, oma abikaasa. Õudne oli. Palju noori oli, esialgu ei saanudki aru, palju neid seal oli. Autost välja kukkunud risti-rästi ja nad olid kõik surma saanud. Nende jalad ja käed olid moondunud sellepärast, et luumurrud olid. Ja nad olid kõik noored, kenad noored inimesed, nii tüdrukud kui poisid. See oli ikka nii kohutav.
vaatepilt, et siiamaani püsib meeles. Auto kohta ma ei oska öelda, kas see oli auto või mis asi, sest mootor oli kuskil, minu arust ei olnud seal enam ei kapotte, ei olnud plekke, ainult mingisugune kosu seisis seal. Puukooretükid vedelesid. Siis ma küsisin miilitsa või politseiniku käest, et kus ta on, ja siis läksin tema juurde, istusin sinna, aga ma ei suutnud uskuda, et see on juhtunud. Tütar seisis juba ukse peal. Vaatasin täiesti nagu muutunud, kohe nagu must kõik. Ja on tema värimust enam ütles ainult ühe sõna mulle surnud. Siis ma sain aru, et see vist oligi see ja ma tundsin, et ma langen teisema ilma. Ma ei saanudki enam olla. Tütaris ma kutsun kellegi teise laste juurde, ma ütlesin, ei, ma pean üle saama. See 5-aastane oli üks laps, 2-aastast, tema nagu ei saanud millestki aru. Ja see vanem poeg ütles, kas see televiisoris oled, isad ei ole. Ja tema läks küll peaga nagu psühhoosi, niivõrd nuttis. Oli noor mees. Ja kui me dokumente otsisime, siis leidsime taskust pruudikimpu tellimiskviitungi. Ma ei oska öelda, kas see oli tema oma või kellegi sõbra oma, aga kurb nii noor inimene. Peab niimoodi kas vigaseks jääma või surma saama. Ma olin huvitanud, kus ta Merlis küll on. Aga küll ta Vallo pool magab, tuli tal üks sõber. Tuli pühapa hommik juba ja ikka ei tule kodu ja helistasin kohe siis Vallole, et tere Vallo, ma olen Merlis ja kus Merlis on. Vallo ütles, me esimesed sõnad, kui Merlis on surnud, Merlist enam ei ole. Siis kutsuti kiirabi ja ei jõudnud käia, aga issand, mis nüüd saab. Vähimees oli mu niisugune, kes elus ei olnud purjus, mina ei näinud ka, kui ta võttis seltskonnas napsuviina ja elus ei istunud võõrasse autosse. Ja nüüd 2 asja korraga ja kõik. Nagu nii ta oli iga päev meeles. Ma tulen alati töökohta, mul seal Estiku, sealt tulen siit üles, siis ma alati mõtlen, et 6:30 hommikul, et näed, veel elasite ja 5 minutit pärast ei olnud teil kedagi.
minu arust kõik muutus. Sest noh, esiteks ma kaotasin endale ja enda jaoks kõik. Ma kaotasin tütre ja ma kaotasin oma sõbranna ja mul ei olnud enam inimest, kellega rääkida ja me olime väga lähedased, me käisime väga palju koos väljas. Seda ei saa elu lõpuni unustada, et see jääbki tegelikult painama kõiki, kes on selles osalises. Ei tea, miks. Kas oli see saatuse poolt või... Aga noh, üks tegur on alkohol seal. Kainepäega inimene ei sõida ju linna vahel 130-ga. 8 inimest autos. Ma mõtlen alati, et kõik oleks võinud teisiti olla, kui ei oleks seda autoavariid olnud. Aga ma mõtlen ka seda, et me jääme temaga alati kokku. Vähemalt nii kaua, kui mina elan. Ma tunnetan, et ta on alati minu kõrval. Et me oleme koos ja ma tean seda, et ma armastan teda nii kaua, kuni mina elan. Ja mulle tundub, et ka tema armastus on minu jaoks olemas.